26. november, laupäev täna ja vaatame mängu HC Everest ja nendel on külla sõitnud Grizzlid. Oleme Kohtla-Järve jäähallis, sealt meil otsepilti ei tule. Siin vahepeal nüüd tsooni viga, otsepilti meil sealt ei tule. Et on natuke veel lahendavat interneti küsimus, aga mäng tuleb täiesti järelvaatamisse. Mis nüüd, ma kohe loen ette ka koosseisud. Ja mis nüüd koosseisudes on huvitav, vaatame siin rünnaku ära. Vedjajev sööt alla ja pealevise Eestit taas me ebaõnnestub. Nüüd sööt taha, pealevise. Väravaes ja värav Eestit Taasmaa poolt ja tuli see esimesel minutil. Ei jõudnudki koosseisud juurde, aga loen siis kiiresti ette, et jah, nüüd väravalööjaks oli Eestit Taasmaa süüteks Anna Vedjajev ja Maria Disko. Esimesel minutil see kõik juhtus. Aga alustame Everestist. Tegelikult meil on siin mõlema poole peal üks suurem, üks väiksem üllatus varuks. Everesti koosseis siis 7 Anna Vedjajeva, 8 Anna Dubkova, 9 Mari-Liis Boobus, 11 Aleksandra Olga Separ, kes on täna väravas. Kui te nüüd nägite, keeras ka, oli number 11 selja peal näha ja ühe korra ta on juba mänginud seal. 13 Arina Benetis, 15 Olesja Prants, 17 Ksenia Šarko, 20 Estrid Taasmaa, 21 Margarita Šerle, 22 Karina Djomina, 35 Kamila Pjatnova, 88 Marina Kovaljova, 95 Maria Disko, 99 Marina Soboleva. Ja nüüd Grizzly koosseis. Number 1 Julia Keller, perekonnanimi tuttav, eesnimi vaatajatele veel mitte. Julia Keller on siis väravas, kohe tulen temaga ka veel tagasi. 6 Kadi Ross, 8 Emilia Koger, 11 Helen Mölder, 12 Natalia Kruglik. See nüüd vahepeal tõrje Separilt tuli selle eesituses. Loen edasi, 13 Vladislava Bilenko, 15 Svetlana Tšupsman, 17 Merili Ilmjärv, 18 Jaanika Väliste, 19 Julia Mango, 21 Marili Ärmand, 24 Delen Schüle, 35 Mari Rull, 44 Kristi Neero, 59 Amalia Keller, 77 Lovisa Lees ja üks mängija veel, kapten. Ei unustatud ära Kristin Lauk-Kurtavõi, 89. Nüüd on peale seda kiiret avaväravat asunud Grizzly kohe suruma. Ja suhteliselt, mitte nii, siit vahelt lõige. Tuli mööda sinist Djomina. Aga lõpetatakse jah, seal kukub natukene, aga mitte määruste vastaselt Venetis. Aga tuleme nüüd Grizzly värava juurde tagasi. Julia Keller siis on alustav väravavaht ja tegemist on siis Amalia Kelleri emaga. Et ei ole tean, et hakkas käima trennides ja väravas kogemust vähe, võistluskogemus esmakordne, võib-olla on olnud treeningmängudes, ei oska öelda, aga ametlikes mängudes. Ja saame näha, kuidas ta siis hakkama saab. Esimene jah, tuli küll sellest esimese minuti väravaga, aga tuli ilusti söötudega mängitud tegelikult positsioonist välja ja siin sellist mina värava või prohmakat küll ei näe. Amalia Keller. Sööt värav ette. Tagant kätt Ross proovib nüüd. Et jah, peale seda kiiret avaväravat on asunud hoopis mõnevõrra üllatuslikult Grizzly suruma Everesti vastu. Everest siis jah, mängib kodus ja on hetkel liigas ainuliider. Ja praegu ka juhtimas seda mängu 1-0. Keerutab Vedjajeva vist oli see, ei näinudki pealevise Disko. Tundus, et läks mööda.
tsoonist ei lase Everest välja. Keller saab nüüd litri. Liigub paremal oli Ross vaba. Ei jäänud võimalust sööta laukkurta või ise. Ja Seppar tõrjub selle. Just seal Kohtla-Järve kaitsed ka puhastavad Seppari eest platsi, et vastase ründajad ei saaks seal mõnele juhuslikule litrile jaole. Kohtunik käib rääkimas, ma ei tea, kas ta midagi hoiatab või midagi sellist üle piiri ei tundunud igastahes olevat. Supsman näen on lahti viskal praegu. Teiselt poolt mängija jäi kohtuniku varju. Aga oli jah Tupkova. Hästi söödab praegu Kristi taha sinisele. Väga julgelt mängib Kristi tagant sinise pealt läbi, ei karda sinna sööta ja saavad mängijad kätte ka. 8 on see Emilia Koger seal parem kaitse. Vasakul Kruglik. Kruglikul ka ei ole väga palju seda mängukogemust. Mängiti jah sinise pealt rohkem Kogeri kaudu. Aga kesktsoonis vaeb lõige Schüle poolt. Liigub otsib ise viskepositsiooni. Kaitse vastas. Ja uuesti tahajoonane Koger. Ise kaugelt. Nüüd takerdus kuskile mängijatesse. Kova. Paremalt spurdib. Oli see joomine. Oli juba sinist ületamisega. Jälle kesktsoonis litri kaotus. Kuidagi Kohtla-Järve on hetkel liidri kohta natukene kohmetult alustamas. Koger siin päris pikka vahetust tegemas. Endiselt platsil. Keegi siin kukkus, aga midagi vääruste vastast ei olnud. Mölder lükkas küll tsooni, aga ise nad kätte ei saanud. Vedjaeva proovis jah litrit enda omaks saada, et tagant läbi mängida, aga ikkagi lõigatakse vahelt. Ja Everest saab tsoonist välja. Aga kesktsoonis jälle peremees Kristi. Venetis nüüd värava taga. Jätab Vedjaeva, Vedjaeva võtab hoo üles värava taga, läheb hooga. Ja sellise lüüakse liter lava pealt täna ei pannud tähele, kes oli, ja jään praegu vastuse võlgu. Oli Mari Rull, see tundub. Nüüd lendab üle pleksi liter. 7.50 näitab kell. Ma ei pannudki tähele, kas see kell nüüd jookseb ülespoole või allapoole. Päevast saame teada. Väliste ja Tupkova olid lahti viskel. Everest rünnakul. Proovib mängida värava ette, aga sealt sellist viset ei järgnegi. Peale seda esimest korda ei ole väravas Keller pidanudki rohkem tõrjetööd tegema. Läks põlvedele, aga siin liter ei olnud veel väravat jõudnud. Kadi Ross ei lasta visata tal peale ja võetakse liter ära. Hoiab tsoonis Kristi. Ross. Saab sinna värav ette, sellist söötu, ei ta päris värav ette ei läinud, söödumaad äsja teha. On Everest praegu ja viskab ära, siit ilmselt tuleb pikk liter ka, kui nüüd Keller seda ei peata. Ja vilistataksegi pikaks. Kohtla-Järve nüüd
nii, 6.41, jah, aeg tiksub alla, 6.41 jäänud. siin praegu on olnud tulisem ikkagi Kohtla-Järve väraval. peale seda ühte värava olukorda ei olegi märganud, et oleks siis Julia Keller mõne tõrje pidanud tegema. valvel tal seal on, aga tema selliseid võimeid veel rohkem proovile pandud ei olegi. Juksman võttis lahti viske värava taga. otsib kellele sööta. ja söötis Šülele, kes lõikas värava ette, ka tuli pealevise ja tõrje Sepparilt. Sepparilt mäletame jah, mängis, oli see vist äkki Viljandiseni mäng, aga nad mängis äkki eelmisel hooajal tegelikult ju Viljandis oma kodumängi, nii et ma ei mäletagi, kes oli Viljandi vastu see mäng, kui ta oli väravas ja sai jälle pikk-pikk sai väga hästi seal hakkama. ja praegu ka korralikke tõrjeid teinud väravas ja väga selline liikuval. ja eelmisel, kuna ta on selline mängija, kellele meeldib kaitsest alati rünnakusse tõusta, siis vaatame, et siin väravas sellist refleksi ei teki, kui saab lipp, et siis jookseb kohe rünnakusse, aga on siuke väike nali. nii, nüüd see lahtivise tuli Sepparile otse, oli valmis. on sealt visatud varem väravaid küll, kui väravat ei ole valmis ja tuleb otse lahti viskest või siis ühe sööduga kuskilt jalgade vahelt läbi. ja järjest võidab nüüd lahti viske. üritab mööda boardi välja mängida, aga Kristo jääb boardi kinni. söödumäng. et jõudis Juksman söödus Šülele värava ette. tuli jah, tõrje uuesti. siin mõnevõrra võiks isegi öelda, et üllatuslikult on siin juhtimas vähemalt pealevisetega väga kindlalt Kristi. kuigi jah, tablool on seis nende kurostuseks vastupidi. aga jah, siis mis väravahtidest rääkida, et Kohtla-Järve kohta ma infot ei ole Uljana Jegi kohta. tean, et Kristi värava kuuldavasti pidi lõivu maksma esimestele külmadele ilmadele, et juhtub. et selline debüüt siis Julia Kelleri poolt. Loviisa Lees sai mööda ja tuli selline söödu ja viske vahepealne, et Lauk-Kurtova ei vise üles nurka. oli ka täpne vise ja väravahi jaoks oli see liiga lähedalt, et korralikult suuta reageerida. Eren Mölleri söödust Lauk-Kurtova seis 1-1. alla 5 minuti jäänud esimese kolmandiku lõpuni. kohtunik käib, küsib veel üle, kes oli väraviskaja ja söötja. et kui te arvate mõnikord, kohtunik kohe näeb, et kes viskas ja kes söötis, siis jälgige kohtuniku tegevust vahetult peale värava viskamist, siis ta käib tegelikult küsimus selle õnnelikuma võistkonna poole pealt ja pärast alles läheb kohtuniku pingi juurde seda infot jagama. nüüd siin üritatakse 2 korda peale visata, aga kumbki vise ei jõua Kristi väravahini. oli see Kovaljova, kui ma õigesti nägin. Mölder paremal Lees saabki söödu. tuli ja üritas Lees seda kätte saada, aga oli see mõeldud ikkagi niimoodi, et kohe viskamiseks siin kiirusest natuke jäi puudu või üksteise mõistmisest. Pikk liter.
3:50 jäänud esimest kolmandiku seis 1-1. Kiire algedu Everest sai. Natuke ehmatuseks Grizzlyle, ei teagi, kas nad olidki Grizzly nüüd täna paremini mänguks valmis või see kiire värav äratas nad kohe ülesse. Väga raske öelda, eks võistkond ise ja treenerid oskavad seda öelda, aga hetkel jah, nüüd seis 1-1. Ja hoiab Grizzly seda vastaste tsoonis nagu terve esimene kolmandik on Laukpurka või ei lähe viskele, seal on ta otsis sellist kohta, kust vahet läbi visata. Sinna otse vastase põlvekatesse ei tohi jää visata. Sealt tuleb kohe kiirrünnak. Laukpurka või kindlasti teab seda hästi. Ja jälle kesktsoonist tuli Little läbi, aga Grizzly omaks Omaalia Keller. Siin ta rünnak nüüd nurjati. Kesksoonis Borderdes võitlus. Disco näen on seal. Ja vilistas kohtunik mängu kinni. Ei olnudki näha seal, mis seal täpselt seal boardi serva all toimus, aga Everest võidab ja nurka. Natuke siin see tala nüüd segab seda vaatamist nurgas, aga järjekordne võitlus boardi ääres. Ei lase Everest tsoonist välja. Ja ikka ei lase veel. Estrid taasma. Pealevise. Jällegi põlvekatesse läks ilmselt. Nüüd Jaeva. Ebaõnnestus sööt. Ja läks Schüle saagiks. Schüle proovib mööda mängida, söödab pärav ette, aga seal oli see Jaeva. Ei olnud keegi Grizzly omadest jõudnud. Laukpurka võib ise. Selle nüüd püüdis Separ. Alguses sai kindasse, aga kukkus kindlast välja, aga ilusti endale põlvepatjade vahele. Et saab väravas ilusti hakkama seal, ütlen ära jah, 1:40 jäänud esimest kolmandiku lõpuni. Et sellised väravahid, üks tehnilisi elementi on see ka, kui selle kottkindaga sa püüad, aga sa pead selle õigel ajal ja õige tugevusega kinni ka vajutama, nii et kui ei ole kogenud väravaht, siis võib juhtuda, et sa reageerid õigesti, paned kottkinda täpselt litri lennuteel ette, aga see viimane nii-öelda amps jääb tegemata kottkindaga. Ja siis tõepoolest see võib kukkuda välja. Praegu olid õnneks, Kohtla-Järve õnneks siis kaitsed jaol, oma kaitsed. Sherle nüüd tegi sellise lubamat söödu keskele, aga Kohtla-Järve suutis ohu kõrvaldada. Saab tsoonist välja küll Kohtla-Järve, aga jälle läheb Grizzly saagiks. Mees ei lase Kovaljova tal peale visata. Viimane minut on esimesest kolmandikust alanud. Joomina. Ei lasta tsooni. Oli see Koger vist. Kaitsid söödavad oma vahel. Koger tõuseb. Segati ära natukene, aga jõuab tsooni välja. Ja kas kukkus praegu, aga igasid ei ülistatud. Jääb seal pikali ja peab kiirelt tegelikult püsti tulema. Kaaslased jäid tal neljakesi. Mölder. Ja kõlab esimese kolmandiku lõpu üle. Et päris
huvitavat esimest kolmandikku nägime. Alustades sellest, et mõlemad väravavahid on hetkel vahetunud selleks mänguks. Everesti poole peal siis Aleksandr Olga Seppar, kes on tavaliselt kaitsemängija, ka koondise tasemel kaitsemängija. Ja teisel pool siis näete seal platsi peal ka, kes teda tunnustab. Oligi väravas siis Julia Keller number 1 ja Amalia Kelleriga seal juttu. Et üks värav talle visati. Aga see oli ka väga heast söödumängust. Ja minule vähemalt ei jäänud silma, et tal praegu rohkem tõrjeid oleks olnud sellel esimesel kolmandikul. Ja enamus ajast suruski HC Grizzlies üldse Everesti. Mis eelmisel hooajal Grizzly lõpetaski Everestist eespool ja poolfinaalis nad selle finaalipääsu endale välja võitlesid, nii et ei saa öelda, et see nüüd oleks täielik üllatus. Aga natuke ikkagi ütleks, et sellel hooajal on Everest alustanud siis 4 võiduga 4 mängust. Hoidmas liidri kohta Roosa Pantri ees. Roosa Pantri üle on nad ka ühe väravalise võidu saavutanud. Nii et nüüd siin mängus on hetkel viik. Aga kui nad nüüd siin endale kaotust ei luba, siis ja sama hooga jätkuvad, siis saabki määravaks tegelikult nende ja Roosa Pantri järgmine omavaheline mäng, mis ma mälu järgi ütlen, oli varem pandud isegi sellesse aastasse, aga nüüd on tõstetud äkki veebruari. Mul kohe ei olegi siin, tunnistan oma viga, ei olnud kalender ette valmistatud, aga kuna mängud vahepeal kalendris liiguvad ka, siis tegelikult neid kuupäevasid nii pikalt ette öelda ei olegi väga suurt mõtet. Pärast jääb kellelgi see kuupäev meelde ja muudetakse mänguaega, siis lihtsam on kogu aeg paar nädalat ette või sama nädalat üle vaadata. Samamoodi siis Oho Live TV ülekannetega ka. Et väga pikka kalendrit me tavaliselt siin paika ei pane. Mõnikord otsustame nii võimaluse kui ka mängu tähtsuse järgi, mida saame näidata. Ja nagu praegu on siis mõnikord näitame ka kordusmänge. Kordusmängud on meil mõnikord olnud ilma kommentaarideta küll, aga pilt on olemas. Alustame teist kolmandikku, seisult 1-1. Et on selline mäng on, kus initsiatiiv on HC Grizzly poole peal. Ja võidavad samamoodi praegu ka Litri. Koger võttis Litri välistele. Välist läks Rossile söötma, aga esimene sööt ei õnnestunud väga hästi. Sügavale tsooni. Everest proovib tsoonist välja tulla. Isko. Jah, et Seppar on küll kaitsemängija, vaatame ära siin. Keller peale, mis tundub, et läks mööda. Seppar on küll kaitsemängija, aga praegu ta on Everestis ka kindlasti tugev rünnakujõud. Nii et see nüüd on Everestil hetkel küll puudu Grizzly vastu. Peab täitma täna oma ülesandeid väravas. Ross tuleb kogemusega keha vahele ja rohkem ei olnudki vaja teha. Oligi Litter tema oma. Aasma. Ei lase väliste tsoonida. Grizzlyl on õnnestunud siin ja kes siin saab peale viskama? Schüle. Seppar tõrjub. Seda võitluspaari oleme varasematel aastatel palju näinud. Siis oli muidugi Schüle väravas ja Seppar viskas peale. Huvitav rollide vahetus on toimunud vahepeal.
aga see teebki mängu põnevaks. Kogar ei lase tsoonist välja. Otsib viske kohta. Ei saa. Pealevise. Seppar tõrjub. Teine kolmandik on samamoodi alanud Grizzly poolse survega. Täitsa huvitav on vaadata, kas ja kui palju nüüd Everest suudab siin ise hakata vastaste tsoonis käima, sest ega neil on jälle lõpetatakse see rünnak kesktsoonis. Et neil on teravaid mängijaid küll, kes on võimelised kiiresti läbi jooksma vastaste väravani ja seal ka skoorima. Eriti arvestades, et Grizzly väravaht ei ole suurte kogemustega. Aukkurta võib söötud punasele joonele. Liiter söödub ära vette, Koger saab peale visata. Läheb sinna mängijate summa kuskile, põrkab eemale. Üle kukkus, vist komistas kellegi otsa, nüüd Everesti mängija seal paasta maas. Ja kohtunik vilistab kinni selle. Et näha oli, et mängija sai õiget. Midagi sellist vähemalt mänguliselt, kui vaadata mingit sellist tõsist nagu lööki või suurt kiirust või midagi sellist ei olnud, et ilmselt toimus lihtsalt selline ebaõnnestunud kukkumine või õnnetu kukkumine siis. Ja siin viiakse mängija keppi pärast, mis viitab sellele, et kui mängija platsilt püsti saab ja lahkub, siis edasi võistab mängu. Ei näegi nüüd, kes seal on võetud jalgade peal seisab, et tundub, et mängu jätkata ei saa. Number 13 Benetis. Ka oluline mängija kindlasti Everestil. Ja võidab Disco Litter. Ei ole täna Everesti pink väga pikk. Vaatan seal osad muidugi aitavad nüüd Benetistega, kus on jäänud. See vise läheb nüüd sõidjää veel kõrgelt mööda. Kovaljova. Litter võeti vahelt. Söötpoolt ei jõudnud kohale. Everest saab proovida uuesti. Disco ei lase mööda mängida. Jääva. Saab Mölderist mööda. Aukkurta ees, sööt keskele. Mees viskab tsoonist välja selle. Siin õigus, et vaata mängu, et tuli see Litter selja taha, ei pannud tähele ise. Mari Rull. Praegu mõlemalt poolt selline kohmetu mäng natukene. Et ei ole kumbki suutnud nagu initsiatiivi haarata, kuigi jah, rohkem on ikkagi
Kristi olnud vastastatsioonis. Läks see Rossist natuke kaugel, oli muidu hea võimalus. Koger. Ja siin tuleb vile. Vaatame. Hetkel ma ei saa... Sooni viga ilmselt vilistati. Siit ei näinud, et kohtunud nägi, et Litter käis ilmselt siis üle sinise korra. Koger viskab Sooni. Sherle. Ja saab Everest välja. Prants. Ja jälle ei lastud Sooni. Et see Everestil täna on see probleemiks, et kuidagi nad sellest viimasest Kristi kaitsest ei saa kuidagi mööda. Seal eraldatakse Litter mängijast, ütleme niimoodi. Ja see tähendab seda, et ei ole häid pealeviskeid Everestil, millest võiksid väravad sündida. Muidugi ilmselt siin Kristil kogu aeg koputab kuklas ka see mõte, et nende seljadega väravaht teeb oma debüüti. Ehk siis peab olema eriti valvas. Ei saa loota sellele, et väravaht oma oskustega võib-olla kaitse eksimuse siis kõrvaldab või heaks teeb. Pigem peab arvestama sellega, et kui kaitse eksib, siis on ikkagi juba kuri karjas. Hoiab Kristi tsoonis nüüd, aga saab Everest välja. Aga jälle, nii kui tuli kesktsooni, kohe sinna Everesti tsooni tagasi. Aasma söödab Kiskole. Kiskole hoogu ei olnud üleval, oli seal sinisel ootel. Vaatab, ei viska kohe. Otsib söötu. Nüüd tuli tõrje Kellerilt. Oli selles mõttes väga hea reaktsioon, ei lasknud seda mööda tulevat Litterit edasi minna. Everest survestab nüüd. Schüle saab tsoonist välja, kes jõuab esimesena Litterini. 19 Julia Mango. Läheb värava taha. Tšušmanile. Litte seal kuskil mängija taga. Ei lasta värava ette tulla. Ja tõrje. See oli Schüle peale see Seppari tõrje. Ei õnnestunud Everestil seda välja visata tsoonist. Muidugi hoog oli selline, et kui see oleks mööda läinud, ilmselt oleks pikk Litter nagu nii tulnud. Ja Laukmurt oli tänalt peale, kui see kellegi võrkist läheb mööda. Koger mängib mööda renni. Rangib. Jah, teine kolmandik, aga mõlemad naiskonnad suudavad ikkagi vahetada. Ja Seppar püüab selle Litteri. Everesti jaoks oli praegu see vahetus väga ohtlik, sest kui minnakse vahetuse, siis jääb neil vahepeal 4 mängijat vastasti 5 vastu. Kristil, kui nad tegid survet, oli see oluliselt lihtsam, sest et vahetuspink on sisuliselt tsooni nurga juures kohe. Jääva sai Litteri, aga ei suuda seda välja vedada. Ja nüüd Aasma avaneb Kisko paremat. Aga samamoodi nüüd ei lastud söötada. Kovaljova mängib nurka. Kisko Sherlele. Tagasi sööte ei õnnestunud. Litti saab Litti. Kovaljova kukub õnnetult.
aga Fedjajevel jaol mööda Renni, aga seal on nüüd ees. Ei jõudnud Neeroni. Kurta või oli valvel ja korjas selle litri ära. On selline Julia siit seal mitu Julia Kelleri ees selline hea kaitse, kes proovib mitte lasta temani neid ohtlikke Kohtla-Järve viskeid, aga nüüd litri kaotus Fedjajeva jälle ei lase Neero tal visata. Neero pullile sööt edasi, natuke tuli jalgadesse Mölderile. Jah, vabandust, mitte Mölderid ikka, jah. Pealevise tõrje Kellerilt. No see oli selline üks esimesi tõrjeid, tal oli ilusti valmis. Hüppas sinna litrile peale ka, et juhus oleks mitte midagi jätta. 5:13 jäänud teise kolmandiku lõpuni ja pikema pausini. Peeter püsib püstitsoonis. Kurta või tõuseb. Võtab sellise söödu ja positsiooni, aga Peeter lõpetab Everesti mänges. Välistel ei õnnestu takistada. Prants saab viskele. Reageeris Keller sellele, aga läks mööda väravast. Nüüd on hakatud Julia Kelleri võimeid ka proovile panema väravasse. Prants korjab litri. Saavad siin Fedjajevaga kahe peale tsoonist välja, aga Amalia Kelleri käest nüüd. Teda Reini Keller esimesena. Nüüd see olukord jäi nurga taha, aga võeti liter ära, aga Koger sai selle kätte. Vahetused vahepeal. Fedjajeva pikk sööt ette diskole. Ja Keller väravas püüab selle enda alla. Tundub, et kohtunik hoiatab ka Marie diskot, et ei läheks seal väravahaiga kontakti. Aga jah, oli Fedjajevalt selline sööt, mis kui jah, disko oleks kätte saanud, oleks väga ohtlik olukord. Sööt ette nüüd pealevise ja värav seekord. 2-1 läheb Everest juhtima mängu. Need on need Kohtla-Järve Everesti ohtlikud visked. Ei näinud, kus ta täpselt sisse ronis, aga selliseid väravaid on ka kogenud väravahti on keeruline püüda. Värava autoriks siis jälle Ester Taasmaa, number 20, disko autor. Söötjateks Maria Disko ja Karina Djomina. Kolm pool minutit jäänud teise kolmandiku lõpuni. Ja nüüd on Prants saab selle litri. Tundub, et on saanud sellist innustust, et Everest on hakanud üles ärkama. Koger. Ja nüüd läks läbi pruugliku laba alt see. Koordipõrkes Süüle läheb tsooni. Kovaljova
sai selle küll kätte, aga ja nüüd sai Everest selle tsoonist ka välja. Koger korra kaotab lava pealt Litri ära. Otsib seda õiget sööduliini. Surestatakse teda. Kas siit kukutamist ei antud igastahes. Sai ohtlikule vasturünnakule Kristi, aga see sööt jäi natuke jalgadesse. Koger uuesti. Sellise konksu üritab üksi ja õnnestubki üksi välja mängida tsoonist. Et ei riskid seal kaitsjate omavahelise söötmisega. Aasma sõidab keskele, aga keskel oli Koger, aga ei saanud temagi kätte. Disko tundub seal mängib Fedjajevale, sööt väravahini ei jõua see ja Kristi saab tsoonist välja. Kaks-1 läinud siis Everest seda mängu juhti. 1,5 minutit teise kolmandiku lõpuni. Pealevise. Ei jõua samamoodi nüüd väravahines. Julia Keller siit tõrjatki, nüüd tuli tõrja talle kirja. Oli valmis selleks seal nurgas. See vise nüüd rikošetist mööda. Koger saab Litri, vaatab, kuidas seda välja viia ja vastu selle jalgu praegu. Litri püsib tsoonis. Viimane minut on alanud teisest kolmandikust. Kuublik. Ja selle seal ja ei lasnud küll välja, aga nüüd põrkas see marirullini. Ja Litter läheb küll Everesti tsooni, aga Fedjajev järjekordselt korjab. Pikk sööt, Rants mängib mööda ja see vise nüüd täielikult ebaõnnes. Ta sai küll kaitsest mööda, aga siit on täiesti paigast ära ja noh, läks täiesti mööda see vise. Tsoonivee hoiatus ja vile. Ja viiaksegi enne kui jõuti viia siis teisele poole, siis tsooni viga kõlas teise kolmandiku lõpu üle. Ja peale väikest pausi tuleme tagasi. Oleme nüüd pausilt tagasi. Kordusvaatamises, tavaliselt mõtlen pikemalt pausilt tagasi, kordusvaatamises oli see paus väga lühike. Algamas on kolmas ja otsustav kolmandik. Seis 2-1 HC Everestile. Läks siis Everest juhtima kiirest avaväravast esimesel minutil lausa 1-0. Ja nüüd, kui mul on olemas siin ametlikud tõrjed, siis see oligi esimene ja ainuke pealevise HC Everestil siis Grizzlyde väravale, mis oli ka resultatiivne. Et esimesel kolmandikul sai Grizzly väravavaht 0 tõrjet endale kirja. Et väga selline huvitav fakt. Teisel kolmandikul on tõrjed juba 4-4. Et mäng on ühtlustunud. Ja Amalia Keller nüüd sai selle väliste võidetud lahtiviska oma tsooni. Alustatakse tõusu. Litter nüüd, vaatame, kas tuleb pikk Litter. Lastakse mängida. Ross nüüd kukkus õnnelikult, ei juhtunud midagi. Everest disko mängib tsoonist välja, aga
aga läheb see Kogerile, polnud seal kedagi vastu võtmas, ei läinud ise tõusma ka Disko. Värava taga, Krisli mööda boardi, seal kedagi vastu võtmas jälle ei olnud, aga saab Krisli selle tsoonist välja. Kaitsjad siin omavahel söödavad. Praegu sellist Disko. Otsib Disko kohta, viskab ja värav. Fedjajev söödust 3-1 on läinud HC Everest juhtima. Selline täpne vise sinna põlvepatjade vahele ja nagu mainitud, siis Krisli väravavaht on suhteliselt, no mitte suhteliselt, ta ongi väheste kogemustega. Tegemist minu andmetel vähemalt tema esimese võistlusmänguga. Ja noh, selline vise ega ongi väravahile ohtlik, peab alati olema valmis, et kuskilt nii-öelda selliselt ohutust, just nagu näiliselt ohutust kohast võib tulla see vise. Kas nüüd Everest on võtmas seda mängu endale, eks paistab. Pole nad olnud oodatult aktiivsed täna. Et on neil kahtlemalt osavaid mängijaid, mängivad kodus. Aga kuidagi ei ole seda oma vähemalt sellist paberil ülekaalu suutnud ära realiseerida. Ja vaatame, kes seal läbimurdele sai. Prants tundub, viskab peale. Väravat reageerib, aga tundus, et läks mööda see väravast seekord. Boardi ääres võitlus. Mitter uuesti mängus. Koger sõidab ette, natukene jäi pikaks lauku Voile. Aga on ees Schüle olemas. Sõidab värav ette, Luksmann pikendab. Järmandile, jah. Pealevisse sees. Väga kiire vastuvärav nüüd Krisli poolt. Värava autoriks 3-2 on Maril Järmand, söötjad Kristin Lauk-Kurtavoi ja Delen Schüle. Ei oskagi seda olukorda kuidagi kirjeldada. Tundub, et Everest on kuidagi unine täna. Et on neil tegelikult kõik trumbid ja relvad ja mängijad osavad olemas. Rünnata siis vastase väravat, aga ju on siis Krisli ka oma kaitseni üles ehitanud ennetavalt. Ei lastagi oma tsooni sellistele positsioonidele tulla. Nüüd saab Disko minna siit pikalitati vilistades. Disko esimesena Ittinuris vaatame. Proovib anda värav ette, aga takerdub jalgadesse. Rull nüüd proovib välja viia tsoonist. Lauk-Kurtavoi mööda boardi äärt saab tsoonist välja. Peale segadust jõuab ise esimesena Viktini. Fedjajev viskab siin pikalt tsooni. Natuke olen isegi üllatunud, et nad ei proovi ise. Fedjajev ka osa mängija võiks sealt oma kiiruse ja triblamisoskusega täitsa mööda mängida. Siin vilistati tsooni viga. Keller saab Vitri. Viskab peale otse. Separ tõrjub. Boardi ääres Vitter. Sööd keskele. Ross korra ei näinud, kuhu see läks. Väliste. Värava taha. Vitter nurka nüüd siin selline
tundub, et nüüd Everest saab rünnakule, aga ei. Laukpurtavõi esimesena kohe jaob. Saab uuesti litri. Ei anna praegu Kellerile, oli kaitse peal tal. Läheb ise tsooni. Värava taha. Sööt värava ette. Ja ei saa pihti seda labale. Aasma, siin oli karistus väga lähedal, aga ei kukkunud Aasma. Välist segab ära tal tsooni minekuga. Nüüd ei näegi. Aha. Everesti käes liter, aga jällegi tüüpiliselt nüüd tänasele mängule ei suuda nad vastased tsoonis sellist ohtlik sööt üles võtta ja ohtlikele pealevisetele minna. Joomina, pealevise kaugelt. Otse sülle seekord, Keller oli valmis. Jah, alustale väravaile sellised, noh, kui on õigesti positsioneeritud ja püüab selle litri, on kindlasti annab tugevat enesekindlust juurde. Täna selles mõttes Everest on säästnud Julia Kellerit väravas. Kuigi jah, mõned 2 väravat, vabandust, jah, 3 juba praegu on tema selja taha saadetud. Selle litri paneb nüüd Seppar kinni. Oli mõeldud ilmselt sööduna äkki, ma ei vaadanud, kes seal oli, Schüle oli vist minemas. Ei saanud litrit kätte. 9.47 näitab tabloo, on jäänud mängu lõpuni. Everest viis siin mängijate arvu vastavaks lubatuga, et üks mängija veel viimasel hetkel tormas pingile. Edjääva alustab nüüd tõusmist. Söödab ülesse. Sööt jõuab paremale. Ei näinudki, kes siin nurgadega selle kätte sai. Tavaliselt oli Disko sellel positsioonil. Jah, oligi. Saab uuesti Maria Disko litri. Nägib värava taha. See läks nüüd väravest läbi, aga iset siit ei tulnud Everestile. Vahelt lõige. Rull lükkab tagant kätt välja tsoonist. Selline kokkupõrge. Prants, pealevise. Tundub, et mööda oli see. Seal üritas kaitse koha pealt visata, aga sealt ongi raske vastasest mööda saada. Koger alustab tõusmist tagant. Ees Keller minemas, ootab sinisel. Koger ise tsooni, Keller. Mängib tagant kätt Kogeril tagasi. Laukpurtavõi jälle platsil. Söödumoodi pealevise. Kaotas Kristi korra litri, aga suudab väliste kontrollida vähemalt, et Estrid Aasma ei jõuaks selleni. Pealevise. 9 pealeviskautor oli Mari-Liis Poobus, aga väravasse ei jõudnud. Laukpurtavõi läheb tsooni. Keller keskel, aga 5 Everesti mängijat ümber ringi. Kukkus Sepparil see korra lahti, aga viskus litrile peale ja kinda peale minek. Korra käis kohtunik ka veel küsimas, ma ei tea, kas seal oli mõni väiksem kontakt, aga tundub, et kõik on korras.
väravahtide puhul jah, siis kohtunikud tihtilugu selliseid asju vaatavad üle. Ka sellisel juhul, kui litter juhtub näiteks kiivrisse tulema. Schüle võitleb nurgas Scherlega. Söödab värav ette, aga seal ei olnud jah kedagi Krisni mängijatest. Nero viskab takerdus Fedjajevasse. Fedjajeva saab litri, läheb kohe vastu rünnakule, kaotas korra litri. Jälle värav ette. Schüle tegi sellise ja nüüd Kellerit tõrje ka vahepeal. Schüle tegi ka sellise viskus põlvedele, et eelmisest kohast tuttav liigutuse nagu väravahi tõrje lausa. Mööda boardi välja vaatame, kus Scherle jõudis hoiatusvooris. Lükkab keskele, aga see läheb nüüd Tšupsmanile. Vasakul Schüle, paremal Ärmand. Nurgas võitlus. Disko ja mida me nägime, mis seal Kovaljova olid. Aga kellelegi vilistatakse siin nüüd viga. Liitlite mängijad, kepiga löömine need. Ja siin tuligi, jah, tuligi 2 karistust. Lausa mulle tundub korraga. Mõlemale poolelt jõudis nii üks teha kui ka teine siin otsa. Et kepiga löömisest vaatame kohe. Ja ongi 4-4 mängitakse. Ja ise stuudiost kommenteerin seda, siis kogu infot ei näe ümberringi, aga tundub, et Schülele kepiga löömisest 2 minutit ja karistuse sai ka Maria Disko boardi lükkamise eest. Selline kõrge vise oli, aga hüppas Seppar sellele järgi ka. Sellelt kõrguselt muidugi enam mängija ise ei tohi võtta. Väravaht siis tohib. Kuigi ühest eelmisest kommentaarist, kui Triinu Tuvike meil oli abiks, siis ütles ka, et kui liiga palju võtta neid väravast liiga palju mööda minevaid litreid ära, et siis võib samamoodi saada viivitamisest karistus. Hetkel see muidugi ei ähvarda. 5:32 mängu lõpuni. 3-2 Everest juhtimas. Neli jätkatakse. Tšupsman ei võida, võitis Fedjajev selle. Everest tõuseb siin, on Estrid taas. Võtab korra maha. Üritas vist Joominal jätta, aga kaotus hoopis litri. Dubkova nüüd koristab selle Kelleri eest ära. Ja Everest saab endale. Keskele sööt Brandsilt, ei olnud seal kedagi vastu võtmas. Praegu jah, 4-4 ongi vähem mängijat võtsin ja üks Everesti mängija oli vahetusse ka just minemas. Kovaljova. Ja siit tuleb äkki pikk liter või vaatame. Karistuse lõpuni veel on aega, 45 sekundit. Mõlemal siis. Karistused algasid samal ajal. Ja vilistatigi pikk liter. Scherle suudab värava tagant sööta, aga sealt lõikas see Kristi vahet. Laufurka oli peale ise. Padjad vastas Sepparil. Poger nurgas. Laufurka või uuesti üritab leida seda
viskepositsiooni, aga ei ole lihtne. Aga saab ikkagi vabaks. Pealevise. Ja tuleb tõrje siin, selle läheb, kallistab isegi Sepparit. Oli selline ohtlik moment, aga seal tundus, et ei olnudki sellist litri suurust auku enam jäänud. 10 sekundit karistuste lõpuni, 4:13 jäänud mängu lõpuni. Vedjaeva mängib kiiruse peale nüüd Aasmale selle. Nüüd on ja jälle see õnnestub Grizzly see rünnak ära rikkuda. See just see lõpuosa ja just see Everestil täna kuidagi jääb puudu ja väheseks, et saada sellele positsioonile, et visata peale. Et jõutakse mõnel juhul küll tsooni. Seal selline üksteise võidu kukkumine vahepeal. Et jõutakse tsooni, aga seal üsna kiiresti jäätakse vitrist ilma. Et kui see on nüüd Grizzly teadlik taktika, kuidas neid rünnakuid nurjata, siis tuleb ainult treenereid kiita. Lauk-Kurtovõi võtab litri. Tõuseb kaitsest üles. Tagantkätt vise ja selle Seppar tõrjub väravat ei loeta. Kas ta sai isegi kiivrisse, huvitav jah, et kohtuniku žest oli, et ei ole väravat, aga Grizzly läks rõõmustades oma pingi poole, vaatame, mis otsus siit tuleb. Jäi mulje, et see esimene vise tuli kiivrisse Sepparile liigutuse järgi. Värav on ka nüüd paigast nihkunud. Nii. Oli siin Grizzlyl hea võimalus viigistada. 2:42 mängu lõpuni. Sepparil uus tõrje. Siin ja viimase kolmandiku tõrjenumbreid mul veel ei ole, aga kui esimesel kolmandikul oli Grizzly kasuks 9-0 ja teisel oli 4-4, siis tundub, et selline natuke esimese kolmandiku moodi tuleb numbrid, et palju domineerivam on vähemalt pealevisete osas Grizzly, kuigi jah, nagu näete tablool Everesti edunumbrid 3-2. Grizzly võidab selle lahtiviske. Koger. See nüüd ei jõudnud väravavahini. Saab Everest tsoonist välja, aga tundub, et äkki mitte. Tuuakse mäng tagasi Everesti kaitsetsooni. 2:22 mängu lõpuni. Keller proovib siin tagant peale visata. Ja värav 3-3. Vaatan, et seal Jaanika Väliste on kõige rõõmsam. Tundub, et temale see kirja läkski. kolm viiginumbrid. 2 natuke üle 2 minuti jäänud, et Everest on siin andmas ära oma esimest punkti sellel hooajal. Saame näha, kas siin viimasel paaril minutil on neil midagi varuks. Välist ise lahti viskel ka.
Fedjaeva. Diskole paremale. Mäng läheb jälle nurka, aga Laukurto võtab litri ja selline tänase mängu tüüpiline olukord. Jõutakse tsooni, jõutakse nurka, aga siis jah, Everesti poolt räägin, et aga siis kõik sumbub. Praegu ka Aasma üritas seda tsooni visata ja selle diskosööt ka ei jõua Fedjaevani korralikult. Koger tagantkätt ei saa välja, Fedjaeva viskab peale, aga selle läheb nüüd kellegi rikošetist mööda täitsa. Kovaljova ja Mölder. Veel võimalus Everestil. Üritab pikka söötu. Ei saanud disko seda oma lavasse. Nurgas võitlus. Ja jälle Kristi ei olnudki vastu minna. Kaotasid ise ka litri. Koger värava taga. Mööda boardi üritab Ärmadile anda. No, tsoonist välja läheb. Aga ei kaugemale. Koger Sülele. Saab nüüd minna keskel Tšupsman. Ja üritab otse peale viset ja selle esimese tõrjub nüüd Seppar. Süüle oli natuke kitsi selle sööduga. Olid nad seal Tšupsman ja Süüle jäänud 8 väravai vastu ja tundub, et siin oli päris palju õnne ka, et see liter seal natuke valesti ei kukkunud. Praegu ja ongi mäng läbi seisul 3-3. Ei oskagi öelda, jah, kas see oli nüüd üllatustulemus või mitte. Aga siin on näha, et mõnel mängijal on täitsa võhm väljas omadega. Et eelmisel hooajal Kristi näitas, et suudab mängida küll Everesti vastu. Sellel hooajal muidugi Everest on alustanud võimsalt 4 mängust 4 võitu. Aga täna siis niimoodi ja kohtume järgmistes ülekannetes.